Iraan pidi pensionilt välja tooma vana, umbes 30-aastase naftatankeri ja saatma selle oma naftasaarele, sest neil pole enam piisavat ruumi õli ladustamiseks. Sellel teisipäeval, 28. aprillil 2026 kaalub see pilt rohkem kui ükskõik milline Teherani kõne. Samal ajal, kui režiim üritab väita, et ta on endiselt olemas, hakkab tema nafta kinni jääma, mahutid täituvad ääreni ja tema suurim raha sissetuleku allikas muutub talle endale ohuks. Taaskasutusele võetud laev näitab kriisi, mida Iraani valitsus ei suuda varjata. Riik, mis on heas seisus, ei otsi vana laeva, et seda merel laona kasutada. Seda teeb see, kes on surve all, kes peab aega võitma ja kes kardab, et seisev nafta jõuab naftaväljadele, pumpamisliinidesse ja rafineerimistehastesse. Nafta peab ringluses olema. Kui see ostjateni ei jõua, koguneb see. Kui seda liiga palju koguneb, tuleb tootmist vähendada. Kui vähendamine tuleb liiga hilja, võib süsteem tõsiselt kahjustada saada. Hargisaar on selle surve keskpunktiks muutunud. Just seal läbib kõige tundlikum osa Iraani ekspordist. Seetõttu on vana naftatankeri saatmine selle piirkonna lähedale hoiatussignaal. Teheran võib seda nimetada tehniliseks meetmeks, kui tegelik sõnum on lihtne. Puudub ruum, puudub väljapääs ja puudub kontroll. Režiim, mis uhkustab sellega, et trotsib Washingtoni, peab nüüd improviseerima ujuvat ladustamist naftale, mida ta ei suuda tavapärases tempos müüa. Ma räägin sulle sellest kõigest kohe, aga praegu tahad sa kindlasti olla kanali tellija, et olla hästi informeeritud. Reaalajas teave parima ajakirjandusliku kvaliteediga, mida kunagi nähtud. Usaldusväärsuse standardil Milson Alves News. Ameerika Ühendriikide juhitud blokaad tabas täpselt seda punkti. Ameerika strateegia ei pea kõike korraga kukutama. Piisab marsruutide blokeerimisest, laevade jälgimisest, nafta ekspordi piiramisest ja lasta sisemisel pingel kasvada. Iraan püüdis kasutada Hormuzi väina väljapressimisrelvana, ähvardades kontrollida üht globaalse kaubanduse jaoks elutähtsat läbipääsu. Washingtoni vastus oli Teherani rahakraanide kinnikeeramine. See on praegu jõukatsumine. Iraan tahab kõigepealt hingata ja alles siis läbi rääkida. Donald Trump tahab järeleandmisi enne, kui piiranguid leevendab. Kui üks pool proovib, kasutab teine aegrelvana ning nafta seisab paigal. Iga sihtkohata barrel muutub kuluks. Iga täidetud paak suurendab riski. Iga laev, millel takistatakse reisi jätkamist, vähendab tulu, mis toetab režiimi, revolutsioonikaardiväge ja nende relvastatud liitlasi piirkonnas. Iraani ettepanek näitab manöövrit. Teheran tahab nüüd Hormuzi väina taas avada ja jätta tuumateema hilisemaks. Režiim püüab lahutada merendusliku kriisi tuumaküsimusest. Nagu oleks võimalik leevendada blokaadi, puudutamata kõige olulisemat teemat Ameerika Ühendriikide jaoks. Trump on juba selgelt öelnud, et Iraan ei tohi omada tuumarelva. Seetõttu, kui Teheran püüab seda arutelu edasi lükata, jätab see mulje, et nad püüavad lihtsalt surve alt pääseda, ilma et annaksid ära seda, mis tegelikult oluline on. Iraani välisminister külastas Venemaad, Omaanit ja Pakistani, otsides toetust, vahendust ja poliitilist lahendust. Näidata, et ta ei ole üksi, et ta suhtleb endiselt Moskvaga ja et tal on veel avatud sillad. Kuid diplomaatiline kohtumine ei tühjenda naftapaaki. Foto liitlaste kõrval võib propagandas abiks olla, kuid see ei vabasta kinnipeetud laeva, ei ava blokeeritud marsruuti ega lahenda kauba ladustamise puudust. Venemaa paistab partnerina, kuid ei võta peamist koormat maha. Moskva võib edastada sõnumeid ja toetada läbirääkimisi, kuid Iraan peab müüma naftat, saama raha ja hoidma oma masinat töös. Režiim ei ela sõnadest, vaid rahast ja see raha tuleb naftast. Kui eksport peatub, jõuab surve eelarvesse, julgeolekujõududeni, liitlasrühmadeni ja rahva rahakotti. Iraani sees näivad kõige karmimad sektorid vastust juhtivat. Revolutsioonikaardivägi ja sõjavägi ei taha kergesti järele anda. Nende jaoks võib tuumateemal taganemine tunduda kaotusena. Seetõttu nad jätkavad vastupanu, isegi kui see on kõrge hinnaga. Loogika on taluda valu, oodata poliitilist survet Trumpi vastu Ameerika Ühendriikides ja proovida välja kaubelda nõrgem kokkulepe. Kuid sellel panusel on tohutu oht. Kui Teheran ootab, et vastane väsib, kaotab nende enda majandus hapnikku. Režiim võib kontrollida televisiooni, vangistada kriitikuid ja saata relvastatud mehi tänavatele. Võib korrata, et on võitnud, vastu pidanud ja endiselt püsti, kuid ei suuda igavesti varjata naftakriisi.
kui tegevus väheneb, töötajad saavad kannatada, valuuta kaotab väärtust ja hinnad tõusevad, hakkab propaganda murenema. Rahvas kuuleb valitsust rääkimas võidust, kuid tunneb iga päev elus, kui süsteem veritseb. Nafta on Teherani jaoks rohkem kui lihtsalt kaup. See on võimumootor, maksab kinni sisemised struktuurid, toetab välismõju, rahastab liitlasi ja võimaldab režiimil oma vaenlastele vastu astuda. Kui see mootor seiskub, ei ole kriis enam ainult kaubanduslik. Sellest saab poliitiline oht. Režiim kaotab raha, manööverdamisruumi ja võime oma tahet peale suruda. Seetõttu sai taaselustatud vana naftatankerist sümbol. See näitab, et surve on lahkunud sõnade tasandilt ja jõudnud režiimi tegelikku logistikasse. Teheran väidab, et seisab kindlalt, kuid otsib valanenud laeva naftat hoidmiseks. Väidab, et kontrollib olukorda, kuid otsib vahendajaid. Väidab, et tal on jõudu, kuid püüab blokaadi murda ilma tuumateemat arutamata. Iga samm paljastab sama probleemi. Iraan tahab näida tugevana, samal ajal püüdes vältida, et kinni jäänud nafta muutuks katastroofiks. Mere peal jätkavad väikesed Iraani paadid propagandavahendina tegutsemist. Nad võivad provotseerida, filmida lähenemisi ja tekitada pinget. Aga nad ei muuda peamist jõudude tasakaalu. Ameerika Ühendriikidel on piirkonnas palju ülekaalukam merevägi ja nad teavad, et blokaadil on suurem kaal kui ühelgi trotsi näitaval videol. Iraan võib küll lärmi teha, aga kriisi tempot määrab see, kes kontrollib nafta väljaviimist. Iisrael jääb samuti arvestusse. Kui sõjalised operatsioonid taastuvad, teab Teheran, et võib silmitsi seista uute rünnakutega strateegilistele rajatistele. Diplomaatiline paus ei tundu olevat kingitus režiimile. See näib olevat viimane võimalus. Kui Iraan kasutab seda pausi ainult ajavõitmiseks, võib vastust tulla palju karmim, sest Ameerika ja Iisraeli väed on valmis survet uuesti suurendama. Teherani viga võib olla uskuda, et Trump aksepteerib ükskõik millist kokkulepet pingete lõpetamiseks. Režiim panustab poliitilisele kurnatusele, närvilisusele turgudel ja sisemisele kriitikale Ameerika Ühendriikides. Aga piirangu leevendamine enne tegelikku järeleandmist tähendaks Iraanile täpselt selle andmist, mida ta otsib. Seetõttu hoiab Washington survet peal ja laseb kellal tiksuda Iraani majandusstruktuuri kahjuks. Nüüd liigub kriis vaikselt edasi, tünni haaval. Iga päevaga muutub nafta ladustamisruumi puudus üha olulisemaks. Kui tootmist tuleb vähendada korratult, kui torujuhtmeid survestatakse üle piiri ja kui naftaväljad saavad kannatada, võib kahju kesta palju kauem kui praegune vaidlus. Plahvatus pole sel juhul lihtsalt tugev kujund. See on pilt majandusest, mis hakkab kaotama kontrolli oma suurima rikkuse üle. Teheran püüab maailmale näidata, et ta on endiselt olemas, kuid jalul püsimine ei tähenda võitmist. Režiim võib mõnda aega ellu jääda, kuid olla siiski seespoolt nõrgenenud. Kui nafta peatub, raha kuivab kokku ja infrastruktuur laguneb, muutub ellujäämine lihtsalt ootuseks järgmise löögini. Pane sellele videole like, telli kanal ja vaata lõpus kommentaare, et olla veelgi paremini seotud Milson Alvese kogukonnaga.